raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tervist, head kuulajad! Vaba Sõna stuudios on taas Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Tänases saates tuleb juttu tuuleenergia manipuleerimise uutest nippidest, laste ostjate eksponeerimisest Rahvusringhäälingus ning EKRE ettepanekust Eesti Rahvusringhääling erastada. Ja räägime veel kord ka Istanbuli konventsioonist ning tutvustame siis Riigikohtu seisukohti valimiskaebuste osas. Siiani ei ole valimised veel lõplikult välja kuulutatud, valimistulemused, seega võib see olla kuulajatele huvitav. Aga Evelin, me käisime just äsja Püssis kõnelemas Ida-Viru rahvale sellest, kui palju tuulikuparke nende kanti plaanis on, kui kahjulik on see meie energiasüsteemile ja kuidas inimesed saavad ka oma huve kaitsta. Peab ütlema, et saal oli täis, kommentaarid, küsimused olid väga asjalikud, ehk siis inimesed on päris mures selle pärast, mis neid seal ründama hakkab. Aga sa joonistasid kaarti oma ettekande jaoks, see pilt ju oli päris ehmatav. Ja tere ka minu poolt. Lüganuse vallas, nagu me teame, asub ka Aidu tuulepark ja kui vaadatagi seal ringi, siis võimegi näha neid tuulikuid, millest palju räägitakse, aga mis on poole väiksemad kui need, mis planeeritakse. No Lüganuse puhul on värske uudis, et nad hiljuti kehtestasid ära üldplaneeringu ja kui vaadata üldplaneeringule peale ja nende tuulealadele peale, no hirm tuleb nahka, et kuidas seal pärast seda kõike on võimalik elada. No ütleme nii, et need tuulealad olid markeeritud rohelisega ja mulle tundus, et neid alasid, mis ei ole tuuleala, et neid oli ikkagi palju vähem ja kohal oli tõesti hästi palju kohalik, ütleme ka muide oli ka tuuleenergia esindajad kohal ja üks noormees oli Tallinnast tulnud ja rääkis, kuidas tema ka siis nii-öelda seisab nende energeetikute eest, kes tuulega tegelevad ja oli ka meil üks härra Randvere kohal, kes siis Raudvere just, kes on ka tuulikute omanik ja aga neil on need väiksemad tuulikud. Aga millest ma rääkisin? Sellest värskest uudisest, et veerand Eesti energia taastuvenergiast jäi ju tootmata. Ja mis oli põhjus? Põhjus oli see, et tuult oli liiga palju, suvel oli elektri hind 0 senti, 0 eurot ja seetõttu jäi see müük Eesti Energial väga kasinaks, kuna ei olnud kellegile pakkuda. Ja kuulge, mis tuulikuparke me juurde pakume, kui juba praegu on tuult nii palju, päikest ka nii palju, et seda ei saagi müüa ja mis veel, et öeldakse, et kui meil on tuuleenergia, siis on kõik väga odav. Ja me rääkisime ka Raudverega, tema tõigi välja, kui odav see tuuleenergia oma hind on, aga ega inimesed ju ei saa seda tuuleenergiat ju selle oma hinnaga, sest tuuleenergia, elektri hinna määrab Nord Pooli börs ja väga kerge on ju juhitamatu elektriga börsiga manipuleerida. Näiteks juhitavate võimsuste puhul on täpselt teada, kui suur on see kogus, milline on see lõpphind, aga juhitamatu energia puhul saad sa seda tootmist suunata. Vaatad, et elektri hind läheb liiga madalaks, pöörad tuulikud välja tuulest, ei tooda, et hoiadki tahtlikult hinda kõrgena, kogu aeg hoiad seda defitsiiti üleval ja meie tarbijad peame maksma ära nii selle
kõrge elektri hinna, lisaks on nüüd tulnud ka see sagedustasud, siis veel reservvõimsuste tasud, et me peame ju kinni maksma ka need olukorrad, kui tuul ei puhu ja päike ei paista, et kogu aeg peab kuskil olema see gaasijaam, kuskil peab ka põlevkivijaam olema, aga kinni maksab selle ju tarbija. Ja see läheb meile kõik väga kalliks maksma ja samal ajal ma rääkisin ka inimestele, et no me ei peaks olema viimased, kes rohepöördest välja tulevad, sest USA on lahkumas rohepöördest, läks Pariisi kliimalepingust välja, lõpetas kõigepealt meretuuleparkide subsideerimise, need varisesid kokku, uued pargid jäid kõik ehitamata. Et järjest tõmmatakse seda asja kokku ja Euroopa konkurentsisurve tõttu peab varem või hiljem rohepöördest loobuma. Ja ma toon ka Eesti Energialt veel ühe tsitaadi, et kui tuult on palju, mida nad teevad, et ütlevad, et nende finantsjuht ütles, et tuulikud osalevad näiteks sel hetkel, kui tuult on, aga nad keeravad tuuliku välja, see sel hetkel toetab põrguhalduril põrgu stabiilsust ja ta maksab selle eest lisatasu, nii et kui ka ei toodeta, siis hakkab põrguhaldur maksma tootjale, aga kust võtta põrguhaldur raha, et maksta tootjale, et ta ei toodaks? No loomulikult tarbijalt ja me näeme juba nende põrguteenuste hindade pealt, et need on viimasel ajal väga palju tõusnud ja nii tuulisel ilmal koormatakse siis tuulikud alla ja hakatakse võtma raha vastu tõesti võrguhaldurilt ja sagedusturgudel on lisatulu veel suurem, aga see raha ei tule seina seest, see raha ei tule ka tuulest, vaid see raha, kõik manipulatsioonid, mida juhuelektriga tehakse, selle peame me kinni maksma tarbijatena. Kõik maksavad, rohepööre läheb roppult kalliks kõigile asjaosalistele, välja arvatud kõikvõimalikele rohešarnatanile, kes kasutavad riigi raha enda nuumamiseks. Aga juhtub ka äpardusi, et kui liiga palju tuult tuleb turule ja päikest tuleb turule, siis hakkad ka pankrotid toimuma ja nii mõnigi selles suures võidujooksus riigi rahale, maksumaksja rahale, sest riigi raha ongi maksumaksja raha, siis selles suures võidujooksus on ka langenuid arendajate hulgas. Aga mina tõin oma ettekandes välja ka selle, et EKRE on mitmes kohas võimule saanud ja kohe on nendesse koalitsioonilepingutesse pandud tuuleparkide ärahoidmine või pidurdamine nii palju kui võimalik, ehk siis poliitilise võimu, omavalitsuse võimu kaudu on võimalik päris palju ära teha. Kahju, et Väike-Maarjas läks kehvasti, et tegelikult oli ka seal võimalik tuuliku vastastel koalitsioon teha, aga ju siis hakati jalga väristama ja Isamaa vedas alt. Ja Isamaa läks ikkagi, lubas küll igal pool muutust, aga valetas lihtsalt toorelt, nii nagu ta valetas ka Vinni vallas, rääkides, et nii ja naa, kuidas Solman ütleski. So, võib-olla nii, võib-olla naa, aga see võib-olla nii ja võib-olla naa on osutunud pettuseks. No Vinni vallas nad on oma sõnade juurde jäänud, nad on öelnud, et nad toetavad tuuleparke. No näed, aga vahepeal ütlesid nad so. No see oli teises vallas. Ja ühesõnaga tegelikult on vasakäärmuslastega sel juhul tegu, sest roheäärmuslus on vasakäärmuslus. Nii nagu Rakveres said valijad haledalt petta, et valivad konservatiive, aga said vasakäärmuslased, kes tegelevad transpropaganda mahitamisega. Eragümnaasiumi juhi Anne Nõgu isikus ja ka nende pastori, nende homopropagandistist, agitaatorist, pastori Tauno Toompuu juhtimisel, et õudselt piinlik on vaadata, kui keegi esitleb end konservatiivina sellises erakonnas, et lihtsalt häbi pärast maa alla. Ja loomulikult ütles nende linnapea kandidaat Triin Varek välja, et EKRE-ga on neil kõige vähem ühist. No loomulikult on, mis meil vasakäärmuslastega ühist on, et Rakvere valijale ainult kaasa tundmine, et lõputu mürgel homotriangel.
raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Evelin, aga läheme kohe edasi selle nädala ühe kõige põletavama loo juurde, kuidas isadepäeval kuulsad üle eksponeeritud kaks, kuidas ma siis nüüd ütlen? Geipaar on siis jah, nende liberaalide lemmiktermin, kes siis eksponeerisid oma lapsi seal, keda õieti eksponeeriti Anu Välba saates isadepäeval kui sükest toredat perekonda, aga tuletan valijatele meelde, et asendusema ehk surrogaatema kaudu laste ostmine on Eestis karistusseadustega keelatud. See on kriminaalne ja siis ERR arvas, et nüüd me näitame, kui tore see on. Maailmas on muide lausa lastelaadad, või isegi seda sõna on raske välja öelda, kus samasugused homod käivad seal nendes liberaalsetes USA osariikides või siis näiteks Brüsselis ringi. Näiteks geibaarid, nagu öeldakse, paarid, kes siis vaatavad kataloogist naisi, kelle emakat rentida, kes muuta sünnitusmasinateks ja raha ees siis panna ekspluateerida kõige jõledamal moel naisi. Et Evelin, kuidas sul üldse see nagu selle loo alla neelamine läheb? Jah, et seda külge nad üldse ei vaatagi, räägitakse küll, et me kaitseme naisi ja vägivalda ei tohi olla, me oleme kõik väga nõus, aga millegi pärast pigistatakse silm kinni selle koha pealt, kus on nagu väga räige vägivald. Kellegilt ostetakse munaraks, siis kellegilt ostetakse see emakas ja kolmandaks siis tehaksegi, tähendab, nad nimetavad seda laste hankimiseks ja need see homopaar on ise nagu kirjeldanud seda, kuidas nad lapsi hankisid, et läksid USA-sse, leidsid selle agentuuri kaudu leiti see naine. Enamasti ju on kogu see lapse kandmise ja sünnituse protsess on ju naisele ka tervisele koormav, võib ka olla ohtlik, kui on mingid kõrvalmõjud ja see ei ole üldse niimoodi inimlik, et midagi sellist teenust tehakse ja enamasti sellist teenust ju osutuvadki vaesemad riigid. Aga ma tuleks selle isapäev. Ka mõned USA osariigid kummalisel kombel. Et ma ei tea, võib-olla ma ütlen, need on need liberaalsed osariigid, kus on kõik hullused lubatud. Aga mina jälle mõtlen, et isadepäev on ju mõeldud selleks, et tunnustada ja väärtustada isadust ning mehelikkust, kui meie nagu perekonna ja ühiskonna alustalasid. Ometi nägime, kuidas maksumaksja raha eest näidati televisioonis mitte isaduse austust, vaid hoopis nagu selle tähenduse ümberpööramist, et esitledes homopaari, kes siis hankisid lapsed surrogaat ema abil ja seda siis normaliseeriti kui pereelu ideaali. Et minu meelest see ei ole õige, see on nagu laiem väärtuste küsimus, et millise perekonna ja kas laste käsitlusi riik ise edendab. No see on lihtsalt loomuvastane ja minu meelest peaks naised, kes on last kandnud, peaksid juuksed püsti tõusma. Aga kuigi üllataval kombel on palju liberaalseid naisi, kes on nagu rusikas püsti praegu kallale tulemas EKRE-le, kuna me osundasime probleemile. Kallale tulemas ka ERR-i nõukogu esimehele Veidemannile, kes ütles, et see ikka ei ole meie väärtusruum. Vanahärral nagu ikkagi lõi korra hinge täis, kuigi ta on väga paindlik mees muidu kõikidele ja juba ta on paduliberaal tegelikult, ta teeb kõik, mida liberaalid tahavad ja ta isegi drag show'd uuel aastal, kus laste mulaaže vastu lavalaudu loobiti. Üks Rakvere poiss oli see algaja näitleja, kes seda võigast spektaaklit seal korraldas, oli siis kes võttis neid lapsi oma seeliku alt ja loopis neid igas suunas. Et siis oli Veidemann vait, aga nüüd ta korraks nagu lõi süda täis ja nüüd tahetakse teda
suure vihaga maha võtta, et see liberaalide hordid, Valdo Randpere, minister Purga, kõik on küüntehammastega kallale tulnud. Mitte ainult maha võtta, vaid mina näen, et Eesti 200 juba jagas pilte, kus Veidemanni pildile oli tõmmatud kriipsud peale, et teda hakatakse nüüd tühistama. Et ta nagu ei olegi enam, nende jaoks on ta nagu ebainimene. Ja näete, kui sa ütled, et laste ostmine homopaari eest ja seal kilkamine ja siis üsna väga häiriv õiendamine seal, no ma ei tea, ma ütlen, et minu hing seda vastu ei võtta, kuidas tähendab see ebaloomulikkus ja see on täiesti satanistlik. Mina mõtlen jälle sellele, et isade päev, seal peaks ikkagi ju haarama selle suurema osa ühiskonnast, mitte tooma letti need kaks õnnetut mehikest, kes mängivad perekonda ja minu meelest nad kasutavad lapsi ära. See, et lapsi siis eksponeeritakse, näete, me ei olegi neid maha löönud, näete, nad on ikkagi veel, käivad ringi, vaadake, nad on ilusasti kammitud, oskavad rääkida, et näete, me saame hakkama. Saate aru, me ei ole isadena läbi kukkunud, aga see ei ole ju see, mida me isade päeval tahame näha, et kaks oma paari tõestavad, et küll nemad on tublid, et suudavad isegi toime tulla. Ja see nõudne, et tegelikult võetakse lastele õigus emale. Seda õigust ei tohi laste õiguste konventsiooni järgi üheltki lapselt ära võtta. Ja seda tehakse avalikult ja teadlikult ärilistel protseduuridega, ostetakse ühelt emalt laps, kes ja võetakse tegelikult pärast sündi, kujutage, et võetakse emalt laps ära, ta ei saa seda süleski hoida, ta ei saa tema... Aga lapselt võetakse ka ema ära. Lapselt võetakse ema ära selleks, et kaks täisjõust meest saaksid mängida ema. Ja eksponeerida, kusjuures nad teevad kogu aeg rallit, nad eksponeerivad, sest tegelikult nad on ideoloogid, nad on selle satanistliku filosoofia ideoloogid, nad on kõik naiste ajakirjad varsti läbi käinud, kus siis nende lillekeste ja eksponeeritakse, kui tore see kõik on, et mina küsin ka, et kui sügavale siis see Eesti rahvas võib oma selles väärtuste hindamisel üldse kukkuda, et kui laste ost ja laste ekspluateerimine ei ole ka mingi probleem ja meie just meie eliidikesed ülistavad seda kui normaalsust, siis on midagi ikka täiesti liimist. Saad aru, nad panevad veel kaalukausile kaks homo ja teisel pool on siis vägivaldne pereisa. Saate aru, need on kaks äärmust. Normaalsus on see, et meil on tublid isad, kes käivad tööl, kes kasvatavad lapsi, veedavad nendega vaba aega, õpetavad neid lugema, kirjutama. See on normaalsus, see on normaalne isadus ja ilma igasuguste nagu nende kõrval feministlike nii-öelda sarvedeta. Ja selline meeste viha külvamine ja siis Overtoni akna avamine, et normaliseerida inimkaubandust ja laste ostu. Tõsi, need lapsed ei ole selles kõiges süüd, aga lastest on siiski kahju, et nad on emata jäetud väga teadlike ostu-müügitehingute tulemusel. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Aga Evelin, selle juurde me jõuame tagasi, sest vahepeal võib-olla midagi juhtunud. Veidemanni on proovitud maha võtta ametist. Korra räägime veel selle, et me tegime siis ettepaneku EKRE poolt, et ERR-i oleks aeg erastada, sest meie hinnangul on ta parandamatuks muutunud. Et ei ole vaja meie rahvusringhäälingut, kus on 60 miljonit, kuhu laotakse igal aastal umbes 60 miljonit eurot, muuta mingi äärmusluse propagandaks, kus püütakse normaliseerida nüüd seda võigast transideoloogiat juba ja siis laste ostu ja mäletame ise, mis uuel aastal toimus, aga see on tegelikult pidev protsess, me näeme seda, me oleme juba nii harjunud, et seda ajupesu tehtakse, seal on nii palju neid homoaktiviste üles rivistatud
nimeliselt ei hakka käsitlema, et meie arvates oli aeg täis, aga ERR-i me selles mõttes nagu ära ei kaotaks, et ta tuleks lihtsalt eraalustele viia, nad võiksid reklaame näidata saadete vahel ja seetõttu jääks ka Prillitoos alles ja paljud sellised tuntud saated, mida pensionärid ja teised inimesed tahaksid ka vaadata. Aga jaa, tõesti, sellisel kujul seda ERR ei saa lubada endale. Juba ta on mingi propaganda tööriistaks muutunud, kui me mõtleme, millega ta tegeleb aastavahetusel on see paljulapselisuse mõnitamine, isadepäeval, isade mõnitamine, ma ei tea, mis nüüd emadepäeval meid ees ootab, et tegelikult sellised, ütleme, diskussioonid ju lõhestavad ühiskonda. See, mida ER tegi, et ta isadepäeval tõi need homod sinna nähtavale, see tegelikult ongi toonud selle diskussiooni kaasa ja tõesti, see ER sellisel kujul ei täida oma eesmärk, ei täida oma ülesannet, need olulised saated, mis seal on, võivad jääda riigi ülesanneteks, Kultuuriministeeriumi alla panna need samad Klassikaraadio, Kultuuriministeeriumi alla, Vikerraadio võiks valitsuse infokanaliks jääda, selles mõttes, et ohuteavitus, kriisikommunikatsioon ja sellepärast just nimelt. Aga ikkagi ma ütleks, et 55–60 miljonit igal aastal kokkuhoidu. Ja vaadake, kui palju mingit lihtsalt BBC riiulist ostetud mingit krimifilme näitab ERR, see ei ole tema seadusjärgne ülesanne, seda saab iga erakanal teha. Seal on filme niisuguseid ja naasuguseid, siis on meil venekeelne kanal. Kas meil on kohustust venekeelset kanalit üleval pidada? Ei ole ju. Mäletad, Anti, kui veel enne Ukraina täiemahulist sõda näitas ju see Vene ER näitas ju neid Vene propagandistlikke seriaale. Kogu aeg näidati ja näidati ka eestikeelses kanalis, eestikeelses ETV-s, kes mäletab napilt enne Ukraina sõda, mina olin siis ERR-i nõukogu liige ja ütlesin, et kuulge, te näitate Putini sõjafilme, kõige haledamaid pajatusi nõukogude naislenduritest, öölenduritest oli pikk sari, öised nõiad ja siis oli ühe KGB kindrali pojast pikk lugu, kuidas ta Afganistanis seal inimesi hävitas, nõukogude vaprad võitlejad. Ehk siis nagu täielik krahh ja nad ei tahtnud seal ka vastutust võtta, nad ei võtagi vastutust. Ja asi on selles, et ega teisiti enam ei saa. Sama nagu BBC-ga, kes lihtsalt märatseb, moonutab, lõikab uudiseid valesti kokku, teeb poliitikat. Donald Trump esitab neile gigantse kahjunõude tõenäoliselt. Muidugi vaatab, võib-olla nad vabandavad ja siis tõmbab Trump ennast tagasi. Aga praegu vallandati seal juhtkond ja lõpuks on meil ka vaja teha, sest hetkel on küll näha, et paranemist ei ole, ainu hullemaks keeratakse. Kas nad õppisid sellest aastavahetuse drag show'st, kui kriitikat tehti? Tittede loopimine, eks ole, vastu lavalaudasid, see oli nii võigas, mitte midagi ei õppinud, tegid seda jälle ja teevad kogu aeg, et äkki aitab, sest nad lihtsalt ei täida seadust. Küsimus ei ole sõnavabadus. Maksumaksja raha eest 60 miljoni eest ei saa teha ebaseaduslikku tegevust, sest näiteks, mis puudutas perekonda, siis on seal kirjas, ERR peab väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Milles see seisnenud on? Ma olen küsinud ERR-i nõukogu liikmena, et kuidas te seda väärtustate, küsisin mitmetelt osakonna juhtidelt. Neil ei tulnud mitte midagi meelde. Lõpuks üks mõtles välja, et lahutus Eesti moodi, et see on nende panus siis perekonnal põhineva ühiskonna mudeli väärtustamisse, et see oli ka üks selline halepulli tegemislugu. Et mida te pajatate, mida te raiskate rahva raha ja nagu öeldud, et minu hinnangul, kui see erastataks, siis jääksid paljud head saated, kaubamärgid alles, et ka need, kes on harjunud neid mõningaid häid saateid, mis sealt ka tuleb nägema, siis nad ei jääks neist mitte ilma. Ja tuletame meelde, et ER-i aasta eelarve on 60 miljonit eurot ja ta ju tegelikult võtab ju
mõnes mõttes konkureerib erakanalitega sama vaatajate pärast, aga erakanalid, nemad ikkagi arvestavad enamus vaatajate soove. Mina ei ole küll erakanalil kui TV3-lt või Kanal 2-lt näinud, et nemad selliste räigustega tegeleksid, et beebi näitavad mingit saadet, kus beebinukke vastu lavalaudu lüüakse või homosid niimoodi propageeritakse või räägitakse nagu Eks neil ole ka suuri puudusi, aga miks me peaksime nagu 60 miljonit laduma samasuguse kanali jaoks? Kusjuures minu meelest isegi uudised on mõnes erakanalis objektiivsemad kui ERR-is. Mida me kinni maksame maksumaksjale? Kui saab kuskilt juba kokku hoidma hakata, siis hakkame pihta. Just nimelt Eesti lastele võiks selle raha anda, lasterikastele ja emadele, Eesti emadele enne kõik, et väärtustada emadust. Ja kui väärtustame emadust, siis väärtustame ka isadust. Ma küll väga loodan, et nüüd emadepäeval ei hakata seda suure lähtru beebitapjat eksponeerima ja õigustama kuidagi, aga ma ei tohi ERR-ile ideid anda, sest neil on ju kogu aeg see mõte, et kuidas kõiki normaalsust solvata. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Aga Evelin, läheme edasi ja räägime samal kultuurisõja lainel, mida meie vastu peetakse. Istanbuli konventsioon oli see märksõna, millest on siin viimasel ajal palju juttu olnud ja tuletan kuulajatele meelde, et Läti parlament otsustas, et nemad taganevad Istanbuli konventsioonist. President lükkas selle tagasi ja nüüd nad jätsid küll selle ootele kuni järgmise parlamendi tulekuni. Ja kuidas on arengud olnud, Evelin? Sa oled vahepeal huvitavat uut infot saanud. Jah, et väga põnev artikkel, ma teen reklaami ka Alar Ehalale, Martin Ehalale, kes avaldas artikli Istanbuli konventsioonist, et vaated Istanbuli konventsioonile roosade prillideta ja mis tuli ka artiklist välja, ta intervjueeris erinevaid osapooli seal, arvamusavaldajaid ja tuli välja, et enamus, kes sõna võtavad, nad ei olegi lugenud seda Istanbuli konventsiooni ja nemad nagu lähtuvad oma mingite tuttavate arvamusest, keda nad peavad usaldusväärseks ja ma ei usu, võib ka nii, et tuttav ka ei ole seda Istanbuli konventsiooni lugenud ja suhtutakse ka natuke nagu naiivselt, et näete, pealkirjas on ju öeldud, et see tegeleb naiste vastase ja perekondade vastase vägivalla ennetusega ja see on Euroopa Nõukogu konventsioon, aga selle pealkirja taga on nii palju neid punkte, mis tegelikult tegelevad sooideoloogiaga ja muide on tulnud signaale, et naiste varjupaigad on kohustatud ka neid ideoloogiaid selle konventsiooni raames ellu viima. Ja ettekirjutusi tehakse Eesti naiste varjupaikadele, näiteks, et kuidas te kaitsete transinimeste huve ja järjest saadetakse uusi ettekirjutusi. No kuidas neid teha? Esiteks tuleb neile juba teha mingid omad tingimused, omad tualetid transinimestele, kõik peab transolenditele eraldi tegema ja ütlengi, et Istanbuli konventsiooni üks kõige hullem asi, head kuulajad, ongi see, et seal on sees, et peab ka sotsiaalseid sugusid kaitsema, mis tähendab, et need 150 välja mõeldud sugu, kõik me teame, et on olemas 2 bioloogilist sugu, aga nemad on mõelnud kõikvõimalikke sotsiaalseid sugusid lugematul hulgal juurde ja siis hakataksegi terroriseerima riiklikke asutusi, tehke transtualetid, laske transinimesed naiste spordivõistlustele, naistes asemel kuldmedaleid saama. Kõik see transõudus legaliseeritakse selle kaudu. No mina küsisin ka infotunnis Kristen Michalilt, et kuidas ta arvab, et see Istanbuli konventsioon nüüd naisi kaitseb, kui see konventsioon ütleb, et naine või sugu on sotsiaalne konstruktsioon, et ma ei teagi, et võib-olla on ka meie peaminister tegelikult naine ja see osa
on ju kõige nagu valelikum ja see osa sellest konventsioonist ju lubabki mehi naiste spordivõistlustele, naiste duširuumidesse ja seal ei ole ju vaja isegi ju teha mingit operatsiooni, et muuta mingit bioloogilisi sootunnuseid, vaid piisab sellest, et mees identifitseerib ennast naisena ja nii ongi. Tule taevas appi, ütleks Andrus Ansipi sõnadega, et mida siis nende Reformierakond ja Eesti 200 ja kogu see liberaalne kamarilla teeb, see on lihtsalt pimestavalt rumal sotsiaalsete sugude seadustamine ja kallid inimesed, see ei ole meist üldse kaugelt mööda läinud, sest ma tuletan meelde, et ka minu lapse inimese õpetuse töövihikus oli selline tekst, et kirjelda 20 sotsiaalset sugu ja siis kuskil oli, Evelin, kuidas see oligi, et kuskil oli pandud viide, kus oli öeldud, et tuleta meelde, mis asi on. Jah, tärniga on. Tärniga oli, tuleta meelde, mis on bioloogilised sood, et lapse peaetakse nii segamini 20 sooga, sotsiaalse sooga, et ta tõesti pärast enam ei pruugi mäletada, millised need bioloogilised 2 sugu oli. Sest on vulasoolised ja 150 sugu, vaadake, guugeldage, see on uskumatu jura, millega siis lääne ühiskondades on inimeste ajusid purustatud. Ja kujutage ette, et proua Rowling, kes on Potteri lugude autor, teda on tal on politsei eskort ümber, teda maja valvatakse politsei abiga, et psühhopaadid talle kallale ei tuleks, kuna ta ütles, et transideoloogia on vale, eks ole, ta on naisi kahjustav, ta on alatu. Vaat nii kaugele ollakse jõudnud, et normaalsed inimesed peavad politsei valve all elama, et psühhopaatidel oleks tore olla ja see sama liberaalne kamp kaitseb psühhopaate, edendab seda sama valdkonda, et nad on sellise revolutsioonilise kultuurisõja algatanud, et see on midagi jubedat, et kui me nüüd vastu ei hakka, siis varsti lihtsalt Eesti kultuur tehakse nii transiks, et hirm tuleb peale. Ja muidugi selle Istanbuli konventsiooniga ju kaasneb ka, ma arvan, et Liisa-Ly Pakostal on see juba valmis, see nõusoleku seadus, kus siis tagant järgi, siin on mujalt maailmast neid näiteid väga palju, kuidas inimesed elusid rikutakse sellega, et mingi 6 aastat hiljem tuleb keegi teatab, et näed, et ma olin temaga abielus, aga näed, minu käest ta ei küsinud nõusolekut seksimiseks ja nüüd pange ta vangi ja nüüd need asjad tulevad ju perekondi ja lõhkuma ja inimesi vangi panema. Sellest tuleb veel juttu, sest see nõusoleku seadus on päriselt siin liikvel Riigikogus. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre Raadios. Saatejuht Anti Poolamets. Aga viimase teemana, Evelin, mis puudutab Riigikohtu tegevust praegu valimiskaebuste osas. Valimistulemused ei ole veel välja kuulutatud, aga esimese asjana lükkasid muidugi nad tagasi EKRE kaebuse e-valimiste võtmete rikkumise kohta. Ja mis oli põhjendus? Põhjendus oli see, et seda tehti e-valimiste ajal, mitte vahetult proovi hääletamise järel. Ja Riigikogus lihtsalt viskas selle kaebuse tagasi. Nii on kõikidel valimistel, mitte kordagi ei ole ühtegi e-kaebust, korralikku e-valimiste teemalist kaebust saanud sisse anda, et valest luugist valel ajal, me oleme palganud päris head advokaadid, isegi nemad ei saa aru, nad ei ole võimelised sest ringkaitsest läbi murdma, et kuidas saaks e-valimiste peale normaalsel moel üldse kaevata, rääkimata sellest, et keegi neid turvaliseks teeks. Ja meil käis ka põhiseaduskomisjonis rääkimas Riigikogu peakohtunik Villu Kõve, kes ütles, et ei olegi võimalik nii lühikese aja jooksul neid kaebusiga menetleda, et aga selle peale, ma küsin, et äkki peaks need e-valimised siis lõpetama, kui te ei saa isegi kaebusi menetletud ja kontrollitud ja tema ütles, see on poliitiline otsus, muidugi, nendel on ükskõik, kuidas need nii-öelda valitsus või kuidas poliitikud valimisi läbi viivad, aga ka see teema, et me palusime üle lugeda e-hääled
see lükati ka tagasi, et mitte midagi ei ole võimalik. Sa näed, et see e-valimised, e-hääled jäävad nagu musta kasti, et sul ei ole mitte midagi võimalik tõestada, isegi ka seda, et hääli ostetakse, et käiakse mööda külaringi, 40 eurot tükk eelmistel valimistel, nendel valimistel on Rakveres olnud 20 eurot tükk, väidetakse meile. Jah, et inimene saab see 20 eurot ja annab siis oma hääle, tal on ükskõik, tal on... Muidugi ID-kaardiga nagu väiksed valimisjaoskonnad on loodud, kus on lausa sabaukse taga 40 eurot, 20 eurot. Aga inimesed, mõelge, kes te oma hääli müüte, et keda te aitate võimule? Te aitate võimule neid inimesi, kes rikuvad seadusi. Kui nad rikuvad seadusi teie juures, teilt häält saades, uskuge, nad rikuvad seadusi võimul olles ja neil on seal palju suuremad hoovad, et võimu kuritarvitada ja teile tegelikult kahju tekitada. Sellised häälteostjad tekitavad ühiskonnale väga suurt kahju. Täpselt nii, aga Evelin, oli ka üks teine kaebus, mis puudutas siis võrdsust valimisagitatsiooni tegemisel. Mis sellest sai? Ja, et kohus muidugi ei võtnud ka seda lahendada, aga probleem oligi selles, et tekkisid erinevad ju võimalused, näiteks mingi eraomanik, meil on ka siin Kroonikeskuse või Põhjakeskuse omanik, saab ise otsustada, kas tema maal või ruumides lubatakse valimisagitatsiooni. Aga selline otsus ei saa olla piiramatu, seda eeskätt juhul, kui ta lubab enda kinnistut avalikult kasutada ja tegu on potentsiaalsete valijate jaoks olulise käidava kohaga. Mina leian küll, et näiteks kui ma näen Põhjakeskuses Reformierakonna seal kandidaati valimisagitatsiooni tegemas, siis peaks ka mul õigus olema ja kui tuleb see, ütleme, kohalik turvamees mind välja ajama, siis ma saan aru selle Riigikohtu otsuse põhjal, et mul on õigus politsei kutsuda, et ta ei tohi seda teha. Ma olen avalikus kohas, ma võin paraku seda... on jah, Rakveres on jällegi see ebaõiglus äärmiselt suur, et Põhjakeskuses öeldakse, ei, siin te ei saa midagi teha, aga Pevkur lastakse sisse, sama ka Kroonikeskus tüüpiline selline kiusamine. Ma ütlen ka selle koha pealt, et Riigikohus möönis, et kaebuses kirjeldatud juhtumi puhul ei ole välistatud, et kaebajal või tema erakonnal võib olla agitatsiooni väidetavast õigusvastasest piiramisest tulenevad eraõiguslikke nõudeid. Ma saan aru selle Riigikohtu põhiseadusliku järelevalve kolleegiumi sõnu tõlgendades, et me võiksime nüüd esitada kaebuse Lõunakeskuse vastu, kus seal ei lubatud meil oma materjale levitada. Jah, kui Trump esitas BBC-le miljardi suuruse kahjunõude, siis me ei hakka võib-olla miljardit nõudma siit Põhjakeskusest. Aga 10 000 võiks nõuda küll. Miljon vähemalt. Ja, Evelin, suur tänu sulle selle hea vestluse eest. Me jätkame jälle järgmisel laupäeval kell 12 ikka uute ja põletavate teemadega. Aitäh kuulamast! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.